No nii, panen teile uue vlogi siit käima. Täna on teisipäeva õhtu 5:30 on kell. Tulime range'ile. Täna on siuke range'i trenn. Hakkame paugutama. Esimene kepp on 60. Lööme soojaks ja siis hakkame vajutama siukseid pikke lööke. Alguses teeme siukest rahulikud. Ühesõnaga, mis täna veel siis? Täna ei olegi midagi muud. Teeme golfi. Pärast õhtul kodus. Peaks jõukaga tegema, seda on jõukust tegemata. Aga see nädal, ma ei teagi, mis saama hakkab. Mingit plaane ei ole, siuke rahulik nädal, jõukat, golfi, ilusad ilmad, ma arvan, rohkem golfi kui jõukat. Nii et ma näitan toitumist teile ja äkki teengi ühe päeva, kus on ainult toitumine, et mida ma päevaks söön näiteks. Terve päeva jooksul panen kõik toidud kirja. Näitan teile ka, nii et näeme juba siis, kui ma panen kõvasid litakaid üle 300. No enam otse meil lüüa ei saagi, mõtlen. Siin oli lööki. Nii, lõunaaeg. Nagu näha, on õuest tulnud vahepeal suvi. Kelle jaoks suvi, kelle jaoks talv, kelle jaoks kevad, aga minu jaoks on praegu suvi. Sest õues on, kell näitab 10 kraadi. Tegelikult päikse käes on päris soe. Tõmbame noko lahti. Mõnus. Neljapäeva lõuna. Päike võtab. Kell on 12.09. Sööme kõhu täis ja siis lähme Raesse golfi mängima varsti. Eile õhtul jõudsime nii koju mingi 8:30, enne 9. Nii et mingit jõukat ma ei teinud eile. Oli siuke mõnes mõttes kergem päev, mõnes mõttes raskem. Suht väsitav oli tegelikult. Uni oli küll kehva. Vähemalt see nutisõrmus näitas nii, et seda sügavat undi on üldse. Toiduks on nagu ikka hakkliha riisi ja ubadega ja nüüd me tõmbame selle sisse ära ja on jälle hea olla. Värskelt tehtud on mega hea. See on ikka selline toit, et peale 2-3 päeva külm kapis on hea. No istu. Poiss sai uue palli. Ja nii, teeme trikki ka või? Püüame või? Jep, opa, 2 põrget saide. Ta siia. See täiesti hull palli peale, tennispalli peale täiesti sõge loom. No nii. Ja ta on nii kiire ka. No. Oleks mingi palli, seda ossa poiss palli, ma ei tea, toomisvõistlust. Ta oleks seal esirinnas, ma ütlen, püüa. Ja ta vahepeal on nii hull, et ta ajab selliseid järvest alla. Ta arvab, siuke mäng on olemas, et paneb siia järve kaldale selle, lükkab ninaga siit kallakust alla, et nii. Opa. No nii. Suurem hakkame nüüd golfi minema, ei saa rohkem mängida. Mängu aeg läbi ju. Teeme ühe korra veel. Istu. Selja taha viskan. Opa. Head kaamerast jooksnud. Ossa raks. Tead, hüpata ei tohi või? Mõtle, mis saab siis, kui poriseks läheb, No nii, istume korraks. Teeme ühe korra veel. Püüame. Opa, kui see oli ikka proff ja. No nii, oleme Raes kohal. Kell on 13.46. Suura mänguks valmis. Saron on täna selle, täna ta hakkab käima enamasti jalutades võistlustel ei või kasutada golfikäru, ehk siis seda golfiautot. Mul hetkel pole plaanis võistlustele minna, nii et mina istun siin autos ja sõidan rahulikult naudi mängu, aga kui sa tahad võistelda, siis on palju mugavam harjutada selle jalutamist, et oleks võistlustel ka lihtsam jalutada. No nii, rada 3. Vaatame, kuidas esimene löök välja tuleb. Esimene 2 rada ei ole kõige paremini läinud. Esimene enam-vähem, teine oli kehva. Vaatame 3. Ilm on küll täna super. Siuke mängi või T-särgiga. Oi, kui ilus löök. Kas jääb sisse ka? Täna on kindlasti selle aasta parim golfilm. Vaatame Sarani lööki ka. Teeme väikse hinnangu. Oppa, täiesti otse ju. On nii, no. Rajal käidud, tegime 9 rada. 2 läksime. No võib-olla ma harjutan ka natukene. Kell juba 4:30. Paneme natukene drive'est, et vaja harjutada ka. Teile ka ühe drive'i siit.
lendav lennuk. Võtan siit Saronilt 2 palli. Panen teile veel paar lennukit siia. Vaadakas tuleb üks üle 3 soti ka. 284. Natuke munki juurde panna ja ongi üle 300 nagu naksti. Noh, kui see nüüd üle 300 ei ole, siis ma ei tea, siis aparaat valetab. Kui ei ole, siis tuleb üks veel panna. Sest et noh, pall on. Mis ta näitab? 292. Palli kiirus on 292. Ehk siis, kui ma sutsu veel juurde panen, siis on 300. Rajal oleks see natuke nagu vee või metsa pool, aga range'il on ta enam-vähem otse ja näitabki 309 meetrit. Pole mitte paha. Palli kiiruse rekord ka olemas, 297. Nii et sellega võib täitsa mängida. No nii trenn käib, nagu häälest kuulda. Täna teeme käsi ja õlga. No jalg seda peab näitama lihtsalt niisama, et ikka midagi on siin pükstal peidus. Panen teile paar poosi ka siit külje pealt nüüd. Opa. Trükmid on siis vabalt seis eest. Tehakse ennast laiaks. Siis pannakse üks küljed ka üks biitsepsi pois. Kuule vaata, tõmbab kanniga välja. Jep, rind biitseps. Oppa. Siit on hea kohe panna triitsepsi pois peale. Kuule täitsa lava vorm juba ja panen teile kõhu ka siit. Midagi nagu triibutab. Saab suveks rannavormi veel niimoodi. Nii vaatan tagant ka, kas midagi paistab või paista. Jep. Oppa. Eks see pingutamine raskes nagu pool trenni. Ja paneme topelt biitsepsi käest. Jep. Midagi on, ma ütlen. Võiks parem olla, aga olen rahul. Täna teeme trennist siis, nagu juba ütlesin, õlga ja õlale teeme lendamist. Alustan hästi kerge raskusega, teen 3 korda 30 kordust. Siis võtan raskemad 25-sed, teen 15 3 õlale lendamist ja siis lähen juba kaablile. Teen kaablile ka veits lendamist. Kätele tegin kaablil triitsepsit köiega. Näitan ka korraks. Nii, siin kütsin 5 seeriat triitsa. Ja siis panin kohe peale igat seeriat panin biitsepsi peale. Siin tegin kõigepealt kergematega ette ja siis panin raskematega peale. Opa, nendega kütsin siit. Mõnus. Tunne, kus poisid kasvavad. Just sõin kõhu täis, kolbist tulime alles. Nii et päris väsitav päev jälle. Ja nüüd siin kütangi mõned harjutused, mõned seeriad. Väga palju ei tee, siuke tunnike maks, biits, triits, õlg ja läheb tõmbab koobima sisse ära, läheb teleketest, kell on juba 8 läbi ka 10 minutit, palju pole vaja. No nii, kohupiim on valmis, see on eriti luksuskraam. Täna panin siia maapähkli võid, siis panin natukene neid marju ka, maasikat ja mingit segu, ulmekas. No nii, käisin just koeraga jalutamas, muidu 4 päeva ka, et ei olegi mitte ühtegi sisu teinud, kell on juba, vaatan palju kell on, näita praegu. Tuleb siin mingid kaamera neid sõnumeid, 5 läbi 8 minutit, tänane päev on suht rahulik päev, vihma 100 pool päeva ja nüüd jäi vihma järgi, käisin koeraga jalutamas, vend on ikka niuke energiapomm, ma olen mingi 40 korda palli isand juba, läheb jälle ja ei lõpeta ära. Kutt püüab ju õhust palli kinni juba, las nüüd
väsis ära. Ei, tuleb jälle. Ma ei saa aru, kaua ma seda palli viskan, mõtlen, ma viskan üle aia või viskan vett selle palli, et siis rahumajast pall on läinud. Ma vaatan, et see hull läheb jälle ka. Noh, lähed jälle välja. Peaks siis trenni minema. Mõtlesin, et ei lähegi täna see väsimus ära, aga tuli nõue. Kohe nagu hoopis parem olla. Värske õhk, tuult ei ole üle pika aja. Vesi on peegel, sile, mine või kala püüdma, aga noh, seda ma ka teha ei viitsi. Ma läheks, aga haugi püügi keeldad. Ma tahaks haugi saada, mis see väikse ahveni ikka teen. Ma mingit pikka update'i teile praegu ei teegi, elu on siuke nagu ta on, tiksume edasi ja õhtusöök on söödud, õhtusöögiks sõin pannkooke täna. Proteiini pannkooke tegin. Instagramis on story üleval, noh, selleks ajaks, kui te seda videot näete, on story läinud, nii et minge followge mind Instast, siis näete selliseid toidu ja nii-öelda muid selliseid update'e, mis ma päeva jooksul teen kiiremini. Vaat tuleb jälle poiss, minut aega andis mulle, joo, ta viskab mulle selle sitase palli ju süllena. Ja tegidki jaki mustaks juba ja viimane ütleme tuppa ka. Ja läheb, ja ta läheb. Mulda lendab. See aasta on pekkis selle muruga, ma arvan. Siuke künnimasin on meil. Künnimasin oled, jah. Sellise loomaga peaks elama kuskil põllu peal, kuskil, ma ei tea, talus. Majas, ilusust, joobiga majas. Noh, otsu. Küll, pljauka. Nii. Nagu iga õhtu olen mina jälle jõusaalis, aga õnneks jõusaal on mul endal kodus olemas, kes ei tea, siis mõnus teha. Täna rinnapäev, tegelikult pidi eile rinnapäev olema, aga eile oli käed, täna teeme rinda, väike vahetus. Täna lolli peaga, mul oli juba rind tehtud põhimõtteliselt, viimane seeria. Lolli peaga mõtlesin, et paneks 230 peale. Mis te arvate, mis juhtus? No? Kohe räägin, pikk lugu tuleb. Nüüd on trenni lõpus võib pitšangot juua nüüd. See tähistamine, võt sulle. Rekordi kordamine täna. Tegin 230, esimene kordus, esimene seeria, jäin alla. Aga jäänud rahu, mõtlesin, mida pekki. Ei ole sellist tunnet, et jääks alla tänast, et mul oli kõik nagu liigestid, jumala head, küünanukk oli hea, õlg oli hea, rind tundsid on nagu pahv, et ei ole nagu mõnus tunne oli ühesõnaga. Soojendus läks kõik korda ja mõtlesin, ei saa olla nii, et ma jään alla, aga pole ammu teinud suuri raskuseid ja siis mõtlesin, et ma panen ühe seeria veel, teen ühe veel, nii et panin kaamera käima, kaamera annab motivatsiooni, teadsin, et midagi ei juhtu, vähemalt lootsin ja surusin kuidagi ära. Nii et tehtud, ma olen rahul, nii et saab edasi liikuda. Siis minu eesmärk on ikkagi see aasta võib-olla, mitte võib-olla, vaid plaan on 240 ära suruda. Ma ei tea, kas see õnnestub ka või õnnestub praegu vaadata seda 230, et see liikus nii nagu, et noh, ei liikungi. Seisis selle koha peal siin oma 2-3 sekundit kindlasti. Õudne värk, nii et teeme edasi, täna veel peab tegema lendamist. Ei pea, ainult rind ongi täna, täna on hea päev. Ilus neljapäev on jah. Ilm on kehv, aga tuju on hea nüüd. Elu on ilus. Oota, 50 pluss 50 on 100, 120, 40, 50, 60. No nii, 160 kilo on peal. Eelmine seeria oli 230-ga, nii et see peaks liikuma nagu tühikang nüüd selle kõrval. Nii et lükkame siin viimase pumba peale ongi surumise kõik. Juba jaos on hea tunne. Hea küll, ei tahtnud teist korda täna alla jääda. Ega rinda väsin ka veel sellist makspingutust. Teeme kell 10 õhtul. Täna ma pole ühtegi videot teile teinud. Surro, oota korraks, ma räägin rahvaga juttu. Täna on reede ja ma pole teile ühtegi videot teinud, sellepärast, et täna oli... Mõtlesin üle, et täna on mõttetu päev, aga jah, täna on väga hea päev, me golfis, aga ma näidan teile täna golfist, et ma olen homme jälle golfis, muidugi imek näidata homme samasugust päeva, et ma näitan teile homset päeva rohkem kui tänast päevast, et tänane päev on siuke nagu ta oli. Kell on 10 ja suuri saad ikka siuke energiapombe. Täiesti, noh. Sõge tüüp. Ja tahab tantsida. Tantsumees oled, ma vaatan. Täiesti hullu maja. Ma ei tea, olime täna jälle, ma ei tea, mitmeid tundi golfis. See vend jooks mul auto kõrval vahepeal, aga näe, ei, mis sa teed? Istu maha, noh. Suura, istu. Viskan sulle palli, kui sa oled rahulik. Sa jooksid vastu seina, ma tean ju. Sa ei näe. Ja sinna. Läheme siia poole. Suura, sa nüüd külgi pidi jooksed.
valmis jah. Oi, noh, tagavedu vastu maad, noh, see teeb. Väikest, noh, ja ei ole mingi tund. See on väike laps, selle meeldib õhtul. Kaitsa, noh. Ja siis ma olengi taga siin õhtul õues kell 10. Tahaks magama minna, ei saa, homme tuleb golfi minna, ei, tee veel, ei lähe magama, mängime veel, oi jumal küll, noh, anna see pall siia. Ta hakkab meid varsti kahel jala kõndima ja ta ei viitsigi enam nelja käpukil käia, kahel jalal on lihtsam liikuda. Noh, ei, sa tegelikult tead, et ei tohi hüppata, istume siia maha. Üle meelik, täiesti üle meelik, ühesõnaga. Hea tööd teile, näeme hommikul juba golfis. Sõge. Sõge tüüp oled. Ma ei jaksa. Ma ei jaksa seda mängida. Anda. Ei jaksa. Jenes. Ei tea kaua ma pean olema midagi õues siin, et saaks ära minna. No nii, laupäeva hommik, nagu näed, mul juba golfi outfit peaaegu seljas. Paneme siis pudru keema, 100 grammi karvahelbeid, laksti olemas, tunde järgi vett peale ja läheb keema ära. Samal ajal kui pudru läheb keema, nüüd hakkan tegema võikusid kaasa. Surra ka sööb ilusti, praegu hommiku aeg. Mis ma ütlesin, kell on 7 ja kell 10 on täna tiiaeg ja täna tuleb pikk päev, terve päeva seal. Ehk siis tuleb teha natuke midagi kaasa rajale, et oleks nosida, sest et seal läheb kõht värskes õhust, nagu te teate, läheb jube tühjaks. Nii et teeme siin mõned võikud, paneme natuke sulajuustu, hops, olemas, teine laksti, kõht täis, surra, kas kõht on täis. No nii, sulajuust on pandud, kõigepealt läheb alati, ju teate, juust. Esimene asi peab olema juust all. Siis läheb sink peale. No nii, laks siia. Nüüd paneme sinki. Paneme singi ka siia. Hopsti. Saranile meeldib teistsugune, siis läheb kõigepealt sink alla ja siis juust peale. Aga mulle läheb niimoodi. Sinki läheb niimoodi. Niimoodi. Ja hopsti. Hopsti. Nüüd kogu see asi läheb krippkotti. Ja ongi aeg minna juba. Kuule, ma tegelen pudruga vahepeal, siin hakkab juba, asi hakkab hulluks minema. Nii, napikalt. Napikalt jõudsin praegu, taks põhja keend see asi. Ja see ei ole tavaline pudru, siin on tegemist valgupudruga, eks ole. Selleks, et valgupudru teha, on vaja mingi proteiini. Praegu ma olen kasutanud sellist kraami. Suht hea, minu väga hea. Väga hästi lahustub. Ühe nippi ma olen saanud selle pudru tegemisega, et valku tuleb panna alati siis, kui pudru on valmis. Mitte siia sisse, kui sa keedad seda. No nii. Vaadu kähku läks või, ma jõudnud sellega võikuski valmis. Muidugi ma ei tea, kas see pehme on see asi sellega. No nii, nüüd paneme oma jagu seda proteiini ka siia sisse. Et ikka oleks. Mina panen 2 suurt kulpi. Noh, sest et siis hakkab poisid kasvama. Nüüd segan selle siin sisse ära ja mitte midagi muud ma ei pandki. Ei pand soola, ei pand suhkurt, ei pand magusainet. Selles pulbris on nii-öelda kõik olemas. Kõik maitsed olemas, peidus. No nii, segan ära. Ja see on huvitav asi, et kui ma selle siia sisse panen, siis ta peaks minema nagu hästi jäigaks või nagu paksuks, tundub nagu jahu, vaata. Aga näed, kui praegu segan, siis ta läheb iga sekundiga aina vedelemaks. Et sellest loogikas ma küll aru ei saa. Pain siia just mingi 100 grammi valgupulbrit ja kuidas ta nüüd nagu vedelemaks läheb. Veider värk, aga mingi füüsikana. No nii, see on valmis. Lükkame nüüd need võikupoisid siia kilekotti ja saab muna ka varsti valmis. No nii. Ikeas on ikka jube head need krippkotid, neid kulub nii palju. Tahtsin seda ka enne mainida. Ulmekas leib. Mis leib? See on Eesti Pagari kodukandi koorikleib. No see on reaalselt mu lemmikleib. See on mega lihtsalt. See on nii siuke pehme, mahlane, õhuline, täitsa haigena.
See on niisugune leib, et ei vahest mõtled, et õhtule enam magama minekut tõmbad paar viilu paljad ka ära ilma millegita. Nii et see on valmis. Juustu tagasi näe jälle krippkott, IGE krippkotid toimivad iga asja jaoks. Vaat selle sisse ja läheb külmkappi tagasi, muidu kuivab ära ju. No nii, tehtud. No nii, siin on näha, mida me siis golfi rajale kasutame. Selliseid komme, truudeitse, siis kummikomme, mingeid siuksed batoonikesi, nagu Snickers põhimõtteliselt mingi taolist. Siis need võikud ja muidugi nokot ei saa unustada, et oleks üldse energiat mängida, ma ütlen. No. Nii, oleme kohal, mega ilm. Ta on ilus asi on see golfimäng ikka. Churro juba ootab seal, tahab rajale minna. Teeme mõned drive'id soojaks ja siis lähme juba hakkame nautima rajamängu. Täitsa lõpp. Täna tuleb vist väga ilus ilm ka. Hommikul näitas juba 7 kraadi, nii et mis see kell on? 9:30, pool tunni pärast on aega. Opa! Esimene löök selle driveriga täna ja laksti kohe 3 sotti olemas, nii et ma arvan, et ei tasu rohkem lüüagi, tasub kohe rajale minna. No nii, läheb mänguks rada 1. Paneme palli maha ja hakkame vajutama. No nii. Vaatame, mis välja tuleb. Oh, üliilus löök. Üliilus löök. Täpselt ei näinud, kas greenil, aga see green lähedal. No nii, Saro on esimene löök. Ilusti fairway'l. Päris kaugel ka, täitsa hea. No nii, Saroni teine löök. Sutsu lühike, aga muidu hea otsalöök. Oi, tegelikult päris hea, greenil justi. Ja nüüd tuleb minu teine löök, mis on natuke seal eespool. No nii, esimene löök oli 260 meetrit ja ma ütlen, see oli nii hea löök, et ma ei taha ära rikkuda seda mängu. Tegelikult peaks minema mingi 60-ga või B-ga, mida iganes, aga ma olen putteriga, mis ta näitab siit 70 meetrit umbes lipuni. Aga ma ei hakka riskima, ma lähen tasa ja targuna. Ma panen lihtsalt hea puraka putteriga. No nii, vaatame. See on nalina. No, kehvasti, aga lähme kohe paneme ühe veel. Ma ütlen, ma ei ütle, et see 60-ga oleks parem lööktunud. Ma panen, aga noh, siit ma saan juba panna, ma ütlen lipu kõrvale, ma tunnen. Siin ma pesin keskenduma. Noh. See on juba peaaegu lipu suunas. Pole paha. Kus ta veerjad nüüd? Nii, Saronil pöördi võimalus. Aga päris pikk putt on. Ja mingi riivas põhimõtteliselt auku. Ülihea putt. No nii, parri putt. Kas tuleb ära või ei tule? Olemas. Lebo parr öeldakse selle kohta. Aga nüüd on minu parri putt on siit väikene siuke pane lipp sisse ja ütleme nii, et minul parri saada on, ma ei taha öelda võimatu, aga 15 meetrit putti umbes. Nii et lähme vaatame. Lähme parri püüdma. Nii, just tegin analüüsi ära, et kergelt kaldub paremale. Eks me lähme väikse kaarega siit vasakult niimoodi. Ja green on natuke allamäge, ehk siis kiirem. Ja siit põhimõtteliselt niimoodi. Noh, see oleks ideaalis. Aga putt, nagu te teate, ei ole minu kõige tugevam koht. Ehk siis võib öelda isegi, et kõige nõrgem koht. Ehk siis ühest äärest teise. Selline see golf on. Aga ei, tuju mul alla ei lähe selle poolest. Sest et drive oli olemas juba. Kui drive on ilus, siis mulle sellest piisab, sest et mina ikkagi siin tulevikus long driveriks, mitte golfariks, isegi mitte harrastusgolfariks. Ja mis meil tuleb, siis ma isegi ei hakka praegu lugema. Op! Kuule, siuke algus ja lõpp, ma ütlen, ma olen rahul. Ilus putt, ilus drive ja esimene rada tehtud. Kell on 8.22. Ma ütlesin näitan teile, et ma vahepeal päris väsinud ka. Täna on pühapäev, golfipäev, trennipäev, tavaline päev, iga teine päev. Aga ma arvan, ma tõmban selle vlogikese või videokese siit kokku. See nädal oli selline, nagu ta oli. Sai tehtud palju jõukat. 6 korda, 1 kord jäi vahele, 6 korda jõukat. Golfi ma ei tea palju. Mõned korrad golfi ikka.
pea iga päev. Teisipäev, kolmapäev, neljapäev ei saanud, reede, laupäev, pühapäev. Ühesõnaga praktiliselt iga päev golfi. Ja loosi võitja on teada. Loosi võitja, ma olen siia. Ma olen siia loosi võitja umbes kuskile. Ja võta muga Insta DM-is ühendust ja saad oma auhinna kätte. Aga terviseks ja näeme juba uuel nädalal, uued seiklused. Veel ei tea, mis tuleb, aga tuleb põnev nädal. Mõnes mõttes, et üks suur, ma ei taha öelda, et mis tulema hakkab, aga no, mine tea, võib-olla saate varsti teada. Nagu need influkad ütlevad, Big Secret Project on tulemas. Mida nad ütlevad? Big Secret Project. Kuradi raske sõna, see pole minule. Ühesõnaga üks salaprojekt on tulemas võib-olla mitte ka, et eks näha ole, mis samm hakkab. Aga ma ütlen, Noko täna läheb 1, 2, 3 ja võib-olla päästavad päeva, võib-olla mitte, ma loodan pääsab. Opa, selle pealt elame täna üle. No nii, ei ole veel video läbi teil tänaseks, sest et ma käisin poes ja mõtlesin näitan teile natuke, mis ma ostsin. Täna teen bataati ja beeti ahjus ja kõrval teen mõned kotletid nendest Matsimo kakliadest. Ja muidugi ma olen viimasel kommi usku läinud. Ma ei tea, kas just viimasel, aga kummikommi, minu teema, ma ütlen, mulle kummikommid meeldivad. Ja praegu võtsin selliseid golfist, et golfis mulle meeldib kummikommi süüa ja energiat on vaja ja siis mõned puuviljad, sinki, 6 pakki muna, 4 vilja krõbuskeid, siis mõned pakid kohupiima, huvitav leid poes, proteiinipankoogid, mamma omad ja siis kreveti seda merevaiku ka. Võttis hingeldama, ma ütlen, see haulivärk siin. Ühesõnaga poes käidud, hakkame süüa tegema, aga teil tuleb üks haul veel, nii et olete valmis. Nii täna käisime golfis, nagu nägite, või nägite, ma läksin sinna golfi. Ei on plaanis IGS-e minna, golfis oli nii külm, et ma mõtlesin, et läheme käime IGS ka korra mööda minnes, et päris tee peale ei jäänud, aga ühesõnaga võtsime vaiba, teeme kiire hauli selle, mõtlesin, ostan ainult ühe asja selle, mis panni peale käib see mingi gaas, et ei pritsiks seda rasva, vaata. Läheme kiirelt, võtame selle, aga muidu IGE on ulmepood ja on ulme hea, seal on kõik asju nii palju, et läks ostlemiseks. Ühesõnaga võtsime uue selle õuemati, siis ühe pildiraami juurde koju ikka, kuusis veel. Siis seal oli põhimõtteliselt pool muidu, siis padjad, jumal hea õue päevitustoolidele panna. Nii 3 patja, 3 päevitustooli. Näe, vaat see on see kurja juur, mille pärast ma IGS-e läksin. Paned sinna peale rasva ja pritsi, suuri vaat, mis see on. Pumm sulle. Ja siis üks toidukott ja toitu võtta kaasa. Siis üks pott. Panen poti siia. Siis riidepuud. Suurik, vaata, riidepuud, sinu päeva rippuma siia. Siis võtsime toidu need kotikesed, krippkotid mega ja kummikommi sisse panna. Opa, muna flippida, uus labidas. Siis mingi riidepuu jälle. Selle mehe pärast läheb neid asju jõhra palju. Karva emaldaja. Siis, mis siin veel on? Juusturiiv. Miks mitte? Siis 2 laadijat, ülihäas. Meil on vaata diivanil on need laadimiskohad, saab siia ops panna sisse, saab telefoni laadida, sest need on ikkagi ju fancy liiguvad, eks ole, siin on elekter sees. Saab kogu aeg istuda, telefon saab akku tühjaks, paned laadiva ja istud edasi, peab püsti tõusma, sellepärast. Siis vannituppa, läheb selline meie magamistuppa, opa, selline ilus roosa vaip. Ja lõpuks ometi ma sain oma loomavaiba. Ma tahaks näha, mis nägu tšuuri selle peale teeb. See on ju see päris loomanahk. Sest ma mõtlesin, siin peab olema mingi äge vaip. See lõhnab ka kindlasti nagu lehm. Ühesõnaga talle juba ei meeldi see lehm, aga teeme selle opti. Opa, kuule vaata nüüd. See sobib siia nagu valatult. Ma olen seda tahtnud siia majja esimesest päevast saadik. Eks ma olen 1,5 aastat elanud siin majas ja ma olen kogu aeg tahtnud seda siia ja ma pole siiamaani ostnud. Ära küsi miks, aga nüüd see on olemas. Nüüd ma elan nagu ranžas, vaata. Minu unistus oli elada kunagi kuskil Texase ranžas olla mingi siuke kauboi. No suuri tule vaata. Uus vaip sulle siin pöördamiseks, närimiseks. Lamad siia või nuusutad? Mis lõhnaga on? Siuke põneva lehma lõhnaga, jah? Ta natuke kardab vist seda lehma, see on suurem loom kui tema. Ära siia väga karvu aja, eks ju. Ma ei tea, kui seda puhastud on. Olgu selline kiire IGE haul teile, nii et mingi IGE-sse oska kaupa. Not sponsor muidugi, IGE võiks küll samas. Teeks terve majal väikse makeoveri. Tšuurikene, mis sa vaatad? Sõime sul uue sõbra koju või? See lehm enam kahjuks enam elus ei ole, nii et ta ei ole sinu see konkurent. Ei hakka sinu krõbineid ära sööma. Tšau!